et kui suurt rolli sa näed üldse just sidemetel ja sellistel puhkudel näiteks, kui Martin Jorton läks nüüd Itaaliasse? Ei, no eks ma tunnistan, et ma ei ole nagu selle poolega nagu väga kursis, aga kui ma nii palju, kui ma tean ikka, siis sisuliselt ta mängib ikka nagu väga olulist rolli, kes on su agent, kes on su agentuur, kes sus mida näeb, aga ega ka treenerid näevad nagu erinevalt nagu mängijate potentsiaali ja et ma lihtsalt tahan nagu seda öelda, et lõppkokkuvõttes võib see poiss siia tulla Raplasse või minna Itaaliasse või minna Ameerikasse, tal võivad olla mida iganes tingimused, siis nagu see poiss eelkõige peab ikka ise aru saama, et ta ise peab ennast nagu sellele pildile lõpuks mängima, et lõppkokkuvõttes nagu vahet ei ole, et kas sa oled siis nagu Itaalia klubis või Eesti klubis, et lõppkokkuvõttes peavad mees ise olema ja selle koha ja selle mänguaja ja selle uue lepingu või veel kõvemad lepingud nagu välja töötama, et ma ei usu, et kuskil on maailmas on nagu treenerid, kes nagu niisama midagi annab, et võib-olla siin ka, ma peaks täpsustama ka seda, mida ma olen ka eelnevalt öelnud, ega ka Rapla võistkond mina nagu ei kavatsegi, ei ole andnud ega ei kavatse ka tulevikus kellegile nagu niisama mänguaega anda. Et ma rõhutan siin seda, et meie pakume nagu võimalust ja ma üritan leida nagu igal hooajal mingitele 1, 2 või 3 poisile seda võimalust, ma ei saa paratamatult, elu on selline, et ei saa 12 mängijat nagu kasutada ja nüüd see mängija peab ikkagi ise selle võimaluse ära kasutama ja ta peab trennis nagu mehe tegusi tegema ja niisama nagu ei saa nagu keegi midagi, et kui siia mida iganes, kes tuleb, siis ta on ikkagi lõppkokkuvõttes, ta peab ka selle 3 minutit kuidagi välja tegema. Võib-olla Jaak võib sellest kunagi ise pikemalt rääkida, eks meil on ka tegelikult teatud nagu riikide, teatud agentidega, teatud nagu sidemed tekkinud, teatud maine meil juba teatud kohtades tekkinud, et meid tegelikult ikkagi nagu märgatakse, et siin võib-olla üks hea näide on ka, kui siin Janar Soo vastu nagu huvi tekkis ja vaadati siis või telliti meilt või paluti meilt nagu Janar Soo mänge, siis nagu üsna varsti tuli kõne, et kuule, vaatasime siin teie mänge, aga teil on seal veel nagu päris palju ägedaid poisse, et tahaks nagu tulla vaatama ja mingeid kokkuleppeid teha ja mida iganes, et selles mõttes, et läbi selle, et võib-olla näiteks Jurtom jõudis sinna või Janar Soo näiteks jõuab kuhugi, et tekib ka täiesti tühja koha pealt võimalus mingil hoopis 3., 4. poisil, et selleks peab olema alati valmis olema, et kindlasti see on meie eesmärk nagu leida siukseid tüüpe Eesti turud, miks mitte ka tulevikus, ütleme Žiga Vihvoldi näide on, et ka tegelikult väga suure perspektiiviga poiss ka väljast tuua, et see kindlasti on meie nagu üks eesmärk, et loodame, et tulevikus need asjad võib-olla muutuvad, aga ma täna nagu ei näe nagu võimalust, et me suudaksime ka Eesti mõistes nagu eelarve mõttes siin võidelda nagu Eesti suuremate klubidega ja nagu siin reaalselt sekkuda nagu kuldmedali mängu, siis teise rolli kanda. Ma julgen väita, et kui kunagi peaks, kunagi Soome meestekoondise peatreener Henrik Tetman ütleb alati, et treenerid mäletatakse mitte võitude järgi, vaid mängijate järgi, et kui me mida iganes, Žiga Vihvolt on ühel hetkel NBA drafti seal taga nagu Rapla KK, siis see on nagu oluliselt suurem fame ja kõik mida iganes, kui me oleme siin Eestis 4., 3. või 2. Et need on nagu erinevad asjad võib-olla, aga see on kindlasti ka meie üks nagu väga oluline nagu eesmärk. Nagu enne rääkisime, oli 2 võitu, nüüd on Valga Rakverele tulnud, et sealt on hea edasi minna, et millega põhimõtteliselt tööle edasi on võimalik hakata, et millega edasi lähete, kuidas lähete, et kas oskab lühidalt kommenteerida, rääkida? Mis siin nagu selles mõttes, ega me oleme ju kogu aeg nagu tööd teinud ja selles mõttes kogu aeg ju üritanud igat järgmist mängu võita ja vahel õnnestub see, vahel ei õnnestu, me võime ka, ma ei saa teile täna siin lubada ja väita, et me Valmierat võidame siin reedel, et me anname endast parima ja ma lihtsalt, lootus on küll siuke imelik sõna või mul on nagu need 2 viimast või isegi 3 viimast mängu, ütleme need 2 viimast võitu annavad nagu mulle vähemalt nagu siukse nagu vundamendi või siukse lootuse,
et me nüüd oleme selle nagu selle soonel nagu leidnud vähemalt, nad on saanud jälle tunda seda võidu maitset, nad saavad, poisid just nagu saavad aru. Võib-olla nad saavad aru, mida on vaja nagu teha võib-olla teisiti või mida nüüd oli vaja teha, et need mängud nagu enda kasuks keerata, et mulle tundub, et ka siuke füüsiline võimekus on nagu natuke nagu paranenud, et mängijad kestavad vähe kauem, me oleme suutnud seda agressiivset joont ega seda kiirust nagu vähe pikemalt üleval hoida, kui nagu siin vahepeal nagu tekkis. Praegu nagu Balti liigas on ka vist on nüüd, ma saan aru, et edasi pääsu võimalus on olemas, on ju, et kas nagu selles mõttes, kuidas ma ütlen, et mõtlete nagu sellele ka siis, et edasipääsule? No loomulikult mõtleme, et selles mõttes ma ei mõtle nagu selle peale või ma ei tea nagu mille peal poisid mõtlevad, et see nagu see edasipääs kui eesmärk või ütleme nagu eesmärk omaette. Me mõtleme selle peale, et meil on Valmiera vaja reedel võita, meil on vaja Ekapils vaja kodus võita. Suure tõenäosusega minu lühike treeneri kogemus on näidanud, et ükskõik kui hästi me mängime Soomes või Rootsis, siis seal on nagu väga keeruline kedagi võita. Et Norrköping muidugi tundub ka vähe nagu tugevam meestevõistkond olevat, et kui me me peame lootma, et me seda Ekapilsi suudaksime üllatada, kes on väga tugev võistkond tegelikult, me peame lootma, et me suudame Valmierat siin võita ja siis võib-olla peab ka õnne olema teatud teistes mängudes. Ma saan aru, et nagu teiste Eesti võistkonda oleme nagu plusspoole peal, et kui me jäämegi nüüd kellegi jagama. Ma ei ole nagu selles mõttes seda neid punkte praegu liitnud ja lahutanud, et ma arvan, et mulle tundub, et kui me reedel kaotame Valmiera, siis on vist finito. Siis on finito, jah. Et kui me nüüd Valmierat võidame, siis tuleb selle turniiritabeli ka korra otsa vaadata, et võtame selle, lähme seda mängu lihtsalt iga hinna eest võitma. Ja ma mõtlen, et Eesti klubidega oleme nagu selles mõttes nagu plusspoole peal, et Rakverele kaotasime 4-ga, ise võitsime kodus 6-ga ja Kaleviga kaotasime 2-ga, iseks võitsime 3-ga. Et mõlema sellega oleme nagu plusspoole peal, et loodame, et nagu nende vahel surnud ringi jää, sest et siis ütleme, et see oli lüke minu kui tabelivaataja, et selles mõttes, kui sa küsisid, et mis me nüüd nagu edasi teeme, et teeme trenni edasi ja proovime kogu seda kvaliteeti ja seda asja tõsta, et mulle tundub, et ka näiteks siin just mul oli juttu siin ükspäev Oliver Metsalu ka ja Metsalust rääkisime siin omavahel, et mulle ka tundub, et täpselt sarnane joon nagu eelmine aasta Paasoega, et ta nagu mulle tundub, et ta on nüüd kohanenud lõpuks, tal on nagu elu sees, ta räägib ja ta suhtleb, ta nagu naudib siin olemiselt. Mulle vahepeal mingi aeg tundus, et ta ikkagi nagu ei olnud harjunud sellega välja. Tal ka esimene kogemus kodunt ära tulla, uude klubisse minna. Eesmärk on muidugi eesmärk on, ma tulen oma jutu alguse juurde tagasi, et ma julgen väita, et me ei ole kehvem võistkond kui eelmine aasta. Okei, siin tuleb arvestada sellega, et võrreldes eelmise aastaga on teatud Eesti klubid selgelt tugevamaks läinud. Aga me oleme ka nagu aastaga jälle rohkem trenni teinud, mingi kogemus saan, et ma julgen väita, et heal päeval või me oleme võimelised mängima reaalselt proksi eest. Aga ütle nagu ma vahepeal katkestan, et kui, kes oleks näiteks see Eesti või kes oleks see mängija, see vanem mängija, kes näiteks annaks juurde nüüd sellele võistkonnale? Lihtsalt, kes on sul näiteks mingi endal mõtted? Ei, ma olen nagu selles mõttes, et ma ei tahaks nagu konkreetseid nimesid tegevmängijatest nagu välja tuua. Ma siin alles hiljuti sellel teemal nagu rääkisin ühe korvpallispetsialistiga. Siis ma ütlesin talle ühe lihtsa näited, et ma tahaks Aivar Kuusma tüüpi tagamängijat siia võistkonda. Ma ei tea, kes see nagu Eestis täna siuke tüüp on, aga kui sa küsid mu käest ideaalis, millist mängijat ma tahaks Aivar Kuusmalikku mängijat. Ja seda nii mänguliselt võib-olla ka väga palju, kui mul on au taga olnud ka koos mängida ja ma tunnen teda võib-olla vähe paremini, siis tema puhul ikka väga olulised siuksed nagu võistkonna või väljaku välised rollid, et siuksed kapteni ja liidri ja siuksed võib-olla ka mingid teatud üritused võistkonna mängijatele omavahel ja nii edasi, et siukest tüüpi, kes seoks nagu igas mõttes, kes oleks vanem, kes oleks mängijana teatud kogenud, kellel oleks julgust ja enesekindlust võib-olla ka aeg-ajalt treeneri käest midagi küsida, minna ka mänedžeri juurde, nõuda midagi, et siukest. Jah, ta peaks olema muidugi lükke, et kes teised mängijad vaatavad talt ikka alt üles ja et austavad. Just, et kindlasti nagu Eestis täna eestlaste hulgas
võib-olla küll mitte nii kõrge lennuga mehi, aga siukseid tüüpe on olemas ja ma julgen ka täna väita, et ka teatud sarnased omadused olid olemas eelmine aasta Illimar Pilgul, et ta oli tegelikult siuke vend ju, kes minu meelest kui mäletame siin mida iganes oli nõus, mida iganes kellega kaklema minema, mingit võistkonnakaaslast aitama minema, küll ta nogis siit palli ja sealt palli lõi kohtuniku ees palli ära, et ta oli siuke pätt ja kaabakas mõnes mõttes heas mõttes. Okis kutsutakse politseinikuks. Et selles mõttes, et tema nagu täitis eelmast väga hästi seda rolli, et siukest tüüpina olekski vaja, et ma ei arva, et me sealt ei kasvaks. Et ma ei nagu ei eelda, et see mängija peaks olema mingi hull punktimasin, aga ta peakski olema siuke võib-olla sotsiaalselt igas mõttes nagu siduv ja vajadusel ka nagu loomulikult punkti viskama. Siit saab ka öelda, et siis Aivar Kuusma tüüpi mängida oodabki Indrek Tudukõnet siis. Midagi. nii ta siis vasti kujuneb meil, loodame. Ma ei tea, ma küsime ühe küsimuse veel, et lõpetuseks, et kuidas sa hindad praegu sisekliimat ja õhkkonda meeskonnas? Ei nagu ei ole nagu probleeme, selles mõttes ma pean nagu ausalt tunnistama, et ma mingil hetkel mulle nagu tundus, et ei ole nagu väga hästi selles mõttes, et eks ma kuulen ka siit ja sealt ja näen mingeid asju trennis aga tegelikult ei ole nagu probleeme, kui ma olen ükskõik kellega rääkinud või ka võib-olla paljud arvab, et iga õhtu nagu Hendrik Ruut annab mulle söögilauas õhtul aru, et kes mida tegi, et ei küsi mina tema käest neid asju, tema ei räägi mulle neid asju, et eks ma üritan ikkagi jääda nagu nii treeneriks neutraalseks kui võimalik, et aga minu meelest on nagu asjad korras, et võib-olla siin on lihtsalt nagu kus ma saan natuke võib-olla endale tuhka pähe raputada, et võib-olla ma eeldan nagu teatud asju teatud mängijatelt, milleks nad täna, mis rolli nad ei ole täna nagu valmis välja kandma, et eks me siit jõuame jälle selle kogemuste ja selle võib-olla vanuse juurde, eks see nagu tekitab võib-olla pigem ma tunnen, et võib-olla aeg-ajalt on mingid pinged nagu minu ja mängijate vahel, kus on nagu teatud arusaamatused, et kus ma juba nagu eeldan, et ma kipun ka ju ära unustama, et Rait Rivolane, okei, ta mängib 4. aastat võib-olla a la põhimängujuhi rolli siin võistkonnas, aga ja tal peaks juba võib-olla teatud kogemused ja teatud siuke kõik see background olema, aga sisuliselt me täna ju ikkagi räägime ju alles 20-aastasest mängijast. Et ma kipun ka ise need teatud asjad ära unustama, et võib-olla see, et sa täna nõuad, see ongi nagu õige, et see avaldubki võib-olla 3-4 aasta pärast. No see on see teema, mida me siin oleme Toomas Annukiga ja Aagugi nagu alati rääkinud, et kõige nagu heas mõttes kõige kurvem selle asja juures on see, kui lõpuks ma olen enam kui veendunud, et enamus nendest täna Tüko Raplas mängivatest mängijatest on 25-selt, 6-selt, mõni võib-olla vähe varem, mõni vähe hiljem, kõik jumala tegijad mehed siin Eesti liigas. Et kas me nagu ei jõua ära oodata või kas me oleme liiga kärsitud või võib-olla me peaks seda niinimetatud noormängija piiri natuke liigutama enda jaoks ka nagu edasi, et võib-olla andma natuke kauem selle võimaluse selle mängijale olla, et võib-olla, et see on jälle see sama teema, et eks me kõik nagu õpime ja areneme, nii mängijad, nii treenerid, nii kogu see management'i pool, kõik see on nagu siuke, ma ei saa ju vastu rindu taguda, et ma olen teab mis jube kogenud treener ja ma tean kõike siin selles mängus, ma arvan, et mul on vaja 10 aastat veel rahulikult tööd teha, kui ma saan hakata mingeid järeldusi tegema mingitest asjadest, et ma ei näe nagu probleeme, et mulle tundub küll, et kõik asjad on korras ja võib-olla mulle lihtsalt kohati tundub vastupidi, et võib-olla ollakse liiga suured sõbrad just oma vahel, et võiks nagu siukest teatud momentidel võiks siuke sportlikku viha ja konkureerimist ja rivaalitsemist nagu rohkem olla, et aga eile oli muidugi näha ka peale Tarvo mängu tegelikult päris selgelt kohe, et mehed saavad omavahel tegelikult hästi läbi, et Veppasid kaela küll üksteisele. Jah, et olid nagu tõesti, kui üks tiim nagu näha, et tegelikult on see päris. Võib-olla selles ongi küsimus, et Tartu Rockil oli ju alguses see sama teema, õigemini, et Petsukevitsus andis intervjuud siin, et tema näebki nagu selle Tartu Rocki nagu sellist nükest
miks nagu hästi mängida, et nad saavad tiimikaaslased, saavad super hästi läbi, neil on nii hea niuke atmosfäär, et tõenäoliselt see nagu annab ka nagu päris palju juurde. No just, aga ma ütlengi veel korra, et noh, et selles mõttes selleks, et kogu seda asja, selleks, et ühes mängijas kasvaks mängija lisaks nagu korvpallioskustele vaja ka veel 100 muud oskust, see sama suhtlemisoskus võistkonnakaaslasega, treeneriga, kõik see kontsentreerumine, keskendumine, kõik need asjad, et need ei ole, need väga paljud asjad on sellised, mida ei ole võimalik nagu õpetada nagu, et lähme trenni, hakkame õppima seda. See võiks lisada ka psühholoogilised. No just, et kõik see läbimine võistkonnakaaslastega, millal ma olen konkurent, millal on nüüd Torbek konkurent Laanele, millal nad on nagu sõbrad, et see on nagu okei, ma toon nagu alati selle näite, et kui ma ise mängisin, siis Indrek Rumma, siuke mängija, lubas mind umbes iga mäng 2 korda nagu maha tappa. Ja pärast mängu sisuliselt me nagu sõitsime umbes a la ühe autoga nagu koju. Et see ongi see, mida on nagu väga raske nagu õpetada ühele 20-aastasele mängijale, millal sa oled nüüd nagu sõdalane, millal sa nagu unustad need asjad ära, et trenn seal läbi, kõik on nagu unustatud, see jääb trenni, et üsna tihti nagu need nooremapoolsed mängijad ei suuda nagu eristada neid asju. Et kui sa võistkonnas võitled, siis see ei ole enam su sõber, see ei ole su semu. Et just hiljuti meil oli siin nagu diskussioon nagu omavahel, me rääkisime siin nagu võistkonnasiseselt, et noh, sama teema, et millal olla siis võistkonnakaaslase suhtes nõudlik, millal teda toetada. Et see tundub nagu võib-olla meie jaoks niisugune lihtne asi, et millal nagu olla toetav oma võistkonnakaaslase vastu, kui ta eksib, ja millal siis olla nagu kuri ja nõudlik ja mitte näidata nagu selgelt mitte rahulolu väljana. Et ega nad ei kipu nendest asjadest ikkagi veel nagu täna aru saama nii nagu meie. Ja ma arvan, et ja ma jõuame ikka sinna välja, ta on 20 aastased. Just, et ma arvan, et kui me suudaksime seda punti, seda sama kas või tänast punti hoida veel 2-3 aastat koos, ma arvan, et siin peaks värisema nagu kõik näe. Et mingid asjad lihtsalt loksuvad ajaga paika. Selles me saamegi veendunud olla. Loodame, et nad loksavad või need võidud ei hakka 3 aasta pärast tulema, et hakkavad siin juba järgmine nädal tulema. Olgu, lumi on maas, suust libiseb, et peatreener on öelnud oma arvamused, oma mõtted edasi, et loodame, et huvilised ja vännid saavad siit nüüd üht-teist kõrvale panna ja saame koos edasi minna võidukalt. Aitäh ja kõik head, lumiseid talveolusid!